Tere tulemast Meesteleht testi rubriiki. Täna testime siis nutikella. Nutikellaks on Huawei Watch Fit 4 Pro. Vaatame täpsemalt siis kella funktsionaalsuse üle. Vaatame, mis on ta siis nii-öelda põhimüügiartiklid, mis on ka selle kella hinnaklass ja lõpus siis vaatame ka täpsemalt üle, kellele see kell võiks täpsemalt sobida. Aga muud midagi, hakka pihta. Vaatame nüüd natukene lähemalt seda viimast Watch Fit seeria kella. 4 Pro on siis meil. Ta on üsna sihukese äratuntava disainiga. Ta on hästi kerge, ta kaalub ainult 30,4 grammi. See on siis Pro'l. Tavaline Watch Fit 4 kaalub sihuke circa 27 grammi. Meil on ta sihukese huvitava roheka rihmaga. Ta on siis nii-öelda krõpsudega käib kinni. Käe peal on hästi mugav, ei hakka kusagilt hõõruma. Ja siis siin rihma enda peal on ka pisikene siuke Huawei logo ja tegelikult ka kellal siin krooni peal on Huawei Watch Fit. Seda vist praegu väga hästi näha ei ole, aga siin pisikeselt on ta kirjas. Nupud ise on siuksed hästi mugavad. Vajutada, natukene kõvemini peab vajutama, aga samas jällegi sa saad kohe aru, et sa oled nuppu vajutanud, et ta ei ole siuke pehme ja siukene nii-öelda ei kao ära just kui sinna näpu alla. Et ilusti tunned, kui oled vajutanud seda nuppu. Samuti on siis siin taga hunnik erinevaid sensoreid, nagu tänapäeval juba on tavaks saanud. Ja nende sensoritega ta siis mõõdabki tegelikult, see on siis Huawei TrueSense süsteem. Sellega ta mõõdab siis näiteks EKG, südamelöögi sagedust, verehapniku sisaldust. Lisaks ka naisterahvastel siis menstruaaltsüklit aitab jälgida. Ja une hingamisteadlikkust on ka siis optimeeritud uneteadlikkuse jaoks. Et ütleme siuke pisike kell, aga teeb väga-väga palju. Paneme ta siin käe peale ka. Näeb ära kohe, kuidas ta siin käe peal on. Siit on üsna kerge teda siis niimoodi enda käe järgi paika panna. Siin juba tuligi esimene funktsioon lahti. Saab vaadata temaga ilma siis asukoha järgi. Praegu asume Haaberstis on 17 kraadi siin. Mina olen endale ta siis üles sättinud, et on sammud, pulss, et akut näeks, aku eluiga on väga muljetavaldav. See on siis, ütleme, tavakasutuse juures 7 päeva, aga ütleme, kui nii-öelda kokkuhoidlikult kasutada, siis on isegi kuni 10 päeva võimalik siit saada. Ja lisaks on siis ka mul siin eraldi näitab ära kellaaja, kuupäeva ja tegelikult kogu seda nii-öelda watch face'i või nii-öelda seda sifferplati ennast saab siin muuta ka. Ja mis mulle väga meeldib on see, et ta näitab üleval energiatarbet, seda tarbetaset. Ehk siis näiteks sellel watch face'il või nii-öelda sifferplaadil on see konkreetsel on see siis 1. Mõnel on ta siin natuke rohkem. Näiteks kui võtta siit see teine energiatarbetase on juba 2. Et on aru saada, et tegelikult on üritatud teha kogu see nii-öelda aku jälgimine üsna selgeks inimestele, et kuidas võimalikult pikalt seda akut siis kasutada. Aga alumise nupu peal on siis mul praegu pandud, et on erinevad treeningumoodused, on olemas tegelikult ka siis eraldi, ütleme siis täiustatud maastikukaart sellel kellal ja ta on siis navigatsiooni hoiatustega. Samal ajal on tal näiteks kontuurkaardid, mis on siis, mille jaoks ei pea olema internetti ja mida nad väga reklaamivad ja mille üle nad on väga uhked selle kellaga on see, et siin on circa 15 000 erinevat golfirada. Sa saad ka siin siis näiteks harjutada, kuidas enda drive lüüa. Selle jaoks ta siis paneb ka näiteks kõik need kroonid ja asjad lukku, et samal ajal kui sa lööd, et sa kogemata siis seda rakendust kinni ei paneks. Ja samamoodi ka ekraan. Peale vajutad, siis ta kohe hakkab siin jälgima, et kui hästi sul läks, kuidas pall lendas ja nii edasi. Et kindlasti siis golfi huvilistele on siin ka midagi huvitavat. Samamoodi mõõdab ta siin ka siis erinevaid arterite jäikust, on tal siis nahatemperatuuri mõõtmine siin, on siis erinevad nii-öelda nagu osadel kelladel on
erinevad siis aktiivsuslogi nii-öelda näidikud, et ta näitab, kui palju sa oled liikunud, kui palju sa oled siis nii-öelda energiat kulutanud ja nii edasi, et saab ka sihukest nii-öelda enda jaoks pisikest mängusi mängida, et kõik need rõngad ilusti täis saada. Aga ütleme siis kellast endast natuke veel, et kaalust juba rääkisin, 30,4 grammi, paksus on tal kõigest 9,3 millimeetrit, et noh, ütleme käe peal väga ei pane isegi tähele, et ta siin on. Et tõesti vahepeal võib täitsa ära unustada, et ta siin käe peal sul on, kuna ta on nii kerge ja nii pisike. Maksimaalne heledus antud kellal, siis näiteks päikese käes, on 3000 nitti ja peab tunnistama, et ise kui nüüd olen seda kella kasutanud siin, ütleme pool nädalas, siis tõesti väga hätta sellega ei jää. Et tõesti väga kerge on teda jälgida ja lugeda kõike seda infot, mis siin ekraani peal on. Samamoodi ka tal on siis AMOLED ekraan, mis on 1,82 tolli. Ütleme, ta ei ole kindlasti kõige suurem ekraan, aga samas jällegi ta on täiesti piisav, et kõik info, mis vaja on, sa näed ilusti ära ja võib-olla pigem ongi hea, et ta siuke pisem kell on, eriti kui ta ongi mõeldud näiteks golfi mängijatele, siis ta ei jää mitte kuidagi moodi ette, kui näiteks enda drive või putte teha. Et isiklikult mulle väga meeldib, et osadel kelladel on ka siukene nii-öelda, ütleme siis võrgustiku ikoon siin nendel äppidel, aga ei ole all kirjas, et millega siin täpsemalt tegu on. Et kui sa tahadki kiiresti ta läbi käia, sa saad kohe lugeda, et mis siin täpsemalt siis mingi rakendus teeb. Taskulambi funktsiooni olen ise kasutanud, saab siin taskulambi sisse lülitada, saab eredamaks ja tumedamaks panna, ja saad ka tegelikult värvi vahetada. Et on läinud juba vaja, kui üritad pimedast kapist endal riideid leida, ei taha tüdrukut näiteks üles äratada nädalavahetusel. Et on täitsa kasutatud, kompassid on olemas, samamoodi baromeetrid, õhurõhud, asjad näidab sulle ilusti ära, kui kõrgel antud hetkel oled. Et ütleme, jällegi hinna poolest, siin on kella ja funktsionaalsust on rohkem kui küll. See kell on siis circa 250 €, kuna meil on siis siin praegu testimise pro variant, aga kui ei ole pro, siis ta hakkab circa seal 150 €, mis on tõesti minu arust väga hea hind, sest tegelikult ütleme, põhifunktsionaalsus on olemas ka tavalisel nii-öelda WatchFit 4-l, et Pro'l on jah siis siin juures lihtsalt see ekraan on natukene parem ja ongi siis näiteks need golfi režiimide asjad on siin juures, aga tegelikult ka tavaline WatchFit 4 on täiesti okei kell, eriti näiteks kui võtta see siis lapsele, võib-olla vanaemale, vanaisale, et ta saaks enda terviseandmeid jälgida, saaks jälgida siis seda, kui palju ta siin näiteks vahepeal samme teinud on, et ei saa mitte kusagilt nagu midagi ette heita, sest et siin on tõesti selle kellaga on väga täppi pandud minu arust. Näiteks juba minu enda siis ühel kellal, mis mul on Apple Watch Ultra ja näiteks naha soojust ma ei saa sellega mõõta või naha temperatuuri, aga selle kellaga saab. Et on tõesti ka suurematele tootjatele siin mingite funktsioonidega silmad ette tehtud. Aga suuresti jah, ei olegi midagi nagu ette heita, et tegelikult ka neid rihmasid asju saab kindlasti vahetada. Ja on olemas ka siis, meil on ta roheline, on olemas ka must variant, sinine variant ja siis samamoodi ka tavalist WatchFit 4 saab nii mustana kui ka siis näiteks lilla ja valgena, et igale ühele ka värvi valiku mõttes leiab midagi, et kui ei soovi Pro'd, võta tavaline, kui tavaline jääb jällegi natukene liiga väheseks sinu jaoks, siis ma arvan, et katseta Pro'd. Et selle kellaga on tõesti minu arust väga täppi pandud. Ja lisaks veel üks asi, mis siin kellal on see, et teda saab ühendada nii Androidiga kui siis Apple'i toodetega. Isiklikult olen kasutanud Apple'i tooteid ja töötab väga ilusti. Kogu rakendus toimib nii nagu võiks. Ei ole siiamaani ühtegi mingit murekohta olnud, et on ilusti kõik need nii-öelda sammud, kogu selle pulsi mõõtmise ja kõik selle on ilusti ära edastanud ka sinna saama Apple'i toodetesse siis. Nii ja nüüd siis kokkuvõte, kellele see nii-öelda nutikell siis sobida võiks. Ma ise ütleks, et suhteliselt iga ühele, sest et kui võtta see hind, millega ta müügil on, see hind on tõesti, ütleme, väga odav. Ilma Pro versioonita see hinnalipik jääb circa 150 € juurde, Pro versioonil circa 250 € juurde.
selle raha eest on kella küll ja veel, et ta kindlasti teeb ette ka silmad mõnele kallimale nutikellale enda omaduste poolest. Olgu siis selleks kas veekindlus, need samad erinevad turvalisuse funktsioonid või siis ka tervise jälgimisfunktsioonid. Et jällegi selle raha eest on siin funktsioone väga palju ja ei oskakski tegelikult rohkem tahta. Et ma arvan, et väga hea siuke kingitus näiteks mõnele koolilõpetajale või siis jõulukink sussi sisse. Et jah, suuresti võib väga rahule jääda ja Huawei on tõesti päris laheda asjaga hakkama saanud. Aga jah, näeme juba järgmises Meesteleht Eesti rubriigis.